kuule. Filmid või? Okei, väga hea, nii. Ja tere, alustame siis. Mina olen Triin ja täna teemegi sellist reportaaži, et uurime, kus kohas on siin Tallinna Tehnikaülikoolis kõige parem magada. Ja meie esimeseks sihtkohaks ongi siinsamas siis TalTechi tudengimajas otse Prõksi kohviku ees ja siin on niisugune mõnus hubane diivan ja kohe katsetame järgi, kuidas siin siis magada on. Peab ütlema, et uni tuleb siin päris hea. Aga päevasel ajal arvatavasti liigub siin päris palju rahvast ringi, sest tegemist on siiski kooli ühe populaarsema kohvikuga ja sageli mängitakse siin ka pinksi. Seega kui ei häiri see, et vahepeal käib pinks, 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 pinks. Noh, siis on täitsa okei magada. Hinnanguliselt mina annaksin, ütleme 4 punkti 5. Nii, nagu me teame, siis tudengiorganisatsioonide kontorid on üheks meelispaigaks tudengitele magamiseks. Siin on hea õppida, puhata, inimestega juttu rääkida. Ja nüüd olemegi juba siin TalTechi loodusteaduskonna üliõpilaskogu ukse taga, et vaadata, kuidas siin siis magada on. Oi, sorry. Igatahes nagu näha, on siin päris mõnus ja suur diivan, näeb pehme välja ka ja ma arvan, et siin saab lausa päris mitu tudengit diivani peal ära mahutada. Aga nüüd vaatamegi, kuidas siin uinakut teha on. Teate, siin tuleb küll väga hea uni. Hinnanguliselt mina ütlen 5 punkti 5, hea rahulik, privaatne, ei käi palju inimesi läbi. Igal juhul kiidan. Liituge tudengiorganisatsiooniga ja saate väga hea koha, kus koolis magada. Nii, ja nüüd oleme omadega jõudnud siia TalTechi raamatukokku, kus on samuti tegelikult päris häid magamiskohti ja no mõnikord juhtubki, et õppimise ajal lihtsalt tuleb tukk peale, no ja mis sa siis teed. Ja juba siinsamas siis sinna poole jääb üks väga mõnus siuke pime nurk ja seal on rahulik ja vaikne ning seal me kohe lähme vaatame, kuidas seal magada on. Valinud siin ühe mõnusa nurgakese. Väga hea pime on siin. Aga vaatamegi, kuidas uni siin siis tuleb. Ma pean ütlema, et ma joodan seda. Minu esialgne arvamus oli see, et istuvas asendis magamine ja niisugune kõva laud ja pinnas, et jube ebamugav saab olema. Aga ausalt, see, et siin on nii mõnusalt vaikne ja veel pime ka, see toob juurde ainult plusspunkte. No ja ega pea alla saabki võtta ju mõne õpiku või no, äärmisel juhul sülearvuti. Aga ma ütleks, et see on väga tugevad 3,5 punkti 5. Nii, oleme jõudnud omadega siia siis Soki hoonesse ja siin tegelikult on näha päris sageli tudengeid, see on üks peamine koht, kus ka söömas käiakse ja siin on niisugune üks väga mõnus lounge, kus me kohe vaatamegi, kas siin üldse magada ka saab.
ütleme niimoodi, et kui siia õhtul tulla, siis see kotttool on tohutult mugav. Ma ei saa midagi öelda, mul täitsa nagu oleks sügavuni kohe peale tulnud. Aga kui me mõtleme nüüd sellest, et kooli ajal tulla siia magama, siis pigem on see keeruline, või peab ikka väga hea uni olema. Siin samas kõrval on kohe siis lauajalgpall, siin käivad inimesed söömas, siin kogu aeg on ainult sagin päevasel ajal. Seega ma ütleks niimoodi, et päevasel ajal siin magamisega on pigem kehvasti ja ütleks siukene 2.5 vast. Aga praegu õhtusel ajal pole üldse paha. Ma ütleks samuti siukene 3,5 jah, täitsa hea. Nii, ja oleme jõudnudki enda saate viimasesse paika, kus me siis vaatame, kus on hea magada. Me oleme hetkel siin TalTechi tudengimajas ja siin on sellised väga mõnusad siis toolikesed, tunduvad, et võivad heliga hästi isoleerida ja lähme katsetame, kuidas seal uni on. Tundub, et uni on siin väga hea. Mina küll olen juba palju rohkem puhanud, nad tõesti isoleerivad heli päris hästi. Mina annan 5.5 ja juba ma näengi, siin selja taga on meie järgmine magaja, uurime, kuidas temal uni siin tudengimajas on. Härra, kuidas on tudengimajas magada? Tundub, et uni on hea. Jätame ta siia magama ja täname, et olite minuga. Ilusaid unenägusid!